Mul on hea meel sind tervitada tänases naiste ettevõtlusjutud laivis. Mina olen endiselt Sandra ja endiselt virtuaalne assistent ja täna ootab meid ees teema, mis puudutab tegelikult jälle paljusid. Sest et tänapäeval on üha rohkem ärisid, mida saabki edukalt tegelikult ka ainult veebis nii-öelda pidada, ilma füüsiliste ruumide, suurte kulude või piiratud asukohata. Ja tänu sellele ongi tegelikult e-äri võimalus kättesaadav pea igaühele. Ja alles mõni aasta tagasi ei uskunud ma seda isegi veel. Samas ei tähenda see muidugi seda, et kõik läheks alati iseenesest ja libedalt. Et võib tulla mitmeid takistusi, mis hoogu pidurdavad. Ja seepärast ongi meie tänaseks teemaks 7 suurimat takistust, mis pidurdavad veebiäri käivitamist ja kasvu ning kuidas need siis samm-sammult ületada. Ja selle jaoks olen ma täna siia külla kutsunud Mari-Liis Luku, veebiäri mentor, sertifitseeritud ICF coach, autor ja 3 lapse ema, kes on aidanud kümnetel naistel oma veebiäri käivitada ja kasvatada. Aga enne kui me alustame, kutsun ma sind ka, armas kuulaja, julgelt oma mõtteid ja küsimusi jagama siia kommentaaridesse. Aga tere ka sulle, Mari-Liis. Ja enne kui me nüüd lähme tänase teema juurde, nagu tavaks on saanud, siis uuriksin ma ka sinult sinu ettevõtlusteekonna kohta. Ole hea, räägi natuke endast. Kuidas siis sina ettevõtluseni jõudsid? Aitäh sulle, armas Sandra, ja tere kõigile. Mul on hästi suur rõõm ja hästi hea meel siin olla. Aitäh kutsumast, aitäh Katrinile, kes kogu seda vägevat kogukonda veab. Aitäh sulle, Sandra, et sa teed selliseid tegelikult väga olulisi vestlusi, sest ma olen üsnagi kindel, et väga paljud naised saavad, kui nad veel ei ole alustanud, siis nad saavad vähemalt innustust ja mingi sellise idee seemnekese tegelikult kõikidest nendest vestlustest, mida te siin teete. Ja ma olen üsna kindel, et vähemalt üks inimene saab ka siit täna sellise selguse, julgustuse ja mingi seemnekese inspiratsiooni. Mul on palve enne, kui me lähme üldse edasi, et ma hakkan siin iseendast rääkima, siis mul on sulle palve, et sa oled valinud tund aega siin olla. Ja ükskõik, kus sa siis seda kuulad sa otse või järgi. Mul on hästi oluline sõnum sulle sellega, et kuula täna nii, nagu sa kuulaksid kõike seda, mida ma räägin sulle esimest korda. Ehk et hästi oluline on, see on ka võib-olla selline esimene nagu mõte üldse siia veebiärisse sisse tulles, see on hästi oluline, et me elame infokülluses, me elame teadmiste külluses. Meil on see nii lihtsasti kõik kättesaadav, kuidas seda veebiäri luua, kuidas seda teha. Aga siiski teevad seda tegelikult statistiliselt väga vähesed. Ja teevad seda statistiliselt edukalt väga vähesed, on ju. Et seega lase lahti sellest, et sa juba tead. Isegi kui sa oled mind kuulnud rääkimas sellest, siis ka mina räägin seda tegelikult ju täna selles mõttes esimest korda sulle. Nii et, sest iga kord need lood, sama lugu kujuneb välja erinevalt. Nii et, ja tulles sinu küsimuse juurde tagasi, Sandra, et kuidas ma jõudsin ettevõtluseni, kas oli seesama, oli õigesti meeles? Tegelikult, kui ma nüüd päris ausalt tunnistan, siis mul on olnud terve elu sellised väga kahetised tunded. Ühtepidi ma olen alati nagu unistanud sellest, mingid sellised seemnekesed on nagu olnud, et aga mina ju, aga teisalt olen ma olnud terve elu nii ebakindel, et minul oli kogu aeg see, et nii kui see mõtteseemnekene tuli, siis ma kohe samas tollel hetkel, kui ma ei osanud veel iseenda nii-öelda mõtteid, oma mõtteviisi muuta, märgata, siis see lihtsalt oligi, see oli minu lugu, mida ma peas rääkisin, et ettevõtja on justkui nagu tore olla, aga mina selleks kindlasti ei saa. Ehk et nii-öelda see suur unistus on seal kunagi nagu olnud, aga
aga kuidas ma jõudsin, noh, nii nagu ma arvan, et siin grupis on, noh, see ongi naised ettevõtjaks grupp on ju, et siin on naised ja ma arvan, et väga paljud nendest naistest on ka emad. Ja mis see siis tähendab, et minul ikkagi, mul oli minul konkreetne selline ettevõtja, see päriselt nagu see esimene samm tuli siis, kui ma sain esimest korda emaks. Mul oli enne seda 5 aastat oli mul olemas ideaalsed tingimused selleks, et ettevõtjaks saada. Mul oli noh, nagu kõik oli tegelikult olemas. Alustades seal teadmistest, lõpetades rahaga ja ka väga korraliku äriplaaniga mida meil justkui koolis nagu tihtilugu nõutakse ja projektidega, aga äriplaan ei loo su äri, on ju. See nagu jah, loob kindlasti, aga ma räägin tõesti konkreetsest sellisest praegu sellisest mikro nagu ettevõtjast ehk et meil võib väga korralik äriplaan olla, aga kui seal taga on nii tugevad hirmud, millega eelnevalt ei tegeleta, siis see äriplaan võib olla väga-väga ilus, aga sellest ei tule mitte midagi välja. Ja nii oli ka minul. Kõik tingimused olid justkui olemas, aga eneseanalüüs puudus, see arusaamine, et hirmud on need, mis mind tegelikult tagasi hoiavad ja kogu see nii-öelda töö iseendaga tollel hetkel oli alles alguses. Ja ma arvan, et minust saigi ettevõtja tänu sellele, et ma tegelikult tegin seda tööd iseendaga ja samas noh, nüüd on sinna taha tulnud ka rohkem nagu sellist ikkagi teadlikkust ja strateegiat. Aga selle esimese lapse sünniga oli just seesama, et ma olin eelnevalt olnud 13 aastat erinevates ettevõtetes tööl ja üldse tegelikult noorena ka nagu väga palju, veel enne tegelikult pikemalt, aga nii-öelda ametlikel täiskasvanu töökohtadel ja ma sain aru, et kui mul on väike laps, kohe varsti tuli teine väike laps, ma sain aru, et seda sellist elu, mida ma soovin elada, mul ei ole võimalik seda luua palgatöö kõrvalt. Ükskõik kui nagu, ma ei tea, või kuidas see kellelegi kõlab, aga ma sain aru, sellepärast et noh, ja eriti kui sul on nagu väiksed lapsed, ma olin ise ju eelnevalt veel palgatööl värbaja. Noh, mis tähendab seda, et ma nägin läbi kõike seda tegelikult, ma nägin läbi, kui tublid need emad on nende nagu väikeste lastega, aga ma nägin läbi seda, kui tänaseni, sellest on rohkem kui 10 aastat möödas, kuidas tänaseni ikkagi tööturul naised pärast lastega kodus olemist, töö leidmine, see on lihtsalt nii keeruline ja see on nüüd see minu missioon ja see on nüüd see, mida ma päriselt siis nagu, miks ma seda teen, see on see minu suur miks. Et näidata ja ise olla eeskujuks sellele, et seesama vägev elu, mis igaühe jaoks on omamoodi vägev, on ju, et igaüks loob iseendale selle unistuste elu ja kui ma ütlen sõna, ma ei tea, edukas elu, siis igaüks näeb seda täiesti erinevalt. Ehk et vahet ei ole, mida näeb Mari-Liis või mida näeb Sandra või mida näeb keegi kolmas edukas elus. Oluline on see, et sinu iseenda jaoks on see edukas elu, on ju. Ja minu jaoks minu eduka elu üks komponente on ikkagi see, et minu pere, minu lapsed on vähemalt selles vanuses, kui nad on väikesed, on nad ikkagi selles mõttes seal üsna nagu esikohtadel ja ma nägin, et ettevõtjana see on mul lihtsalt rohkem võimalik. Ja ma ei ole pidanud selles osas pettuma. Jaa, siin sa juba vastasidki ära minu järgmisele küsimusele tegelikult, et sind siis kõige rohkem motiveeriski see elu, mida sa tahad, et sul oleks, on ju, et seda lihtsalt ei saanud kuidagi enam muul viisil selles mõttes ja tegelikult tunnen ka täpselt ise enda loo puhul sama asja. Aga mis olid siis need esimesed sammud ettevõtjana, mida sa tegid ja kas midagi tuli üllatusena ka? Oi, üllatusi oli. Ma ei hakka üllatusi võibki jäädagi rääkima, aga jaa, selles mõttes, et esimesed sammud olidki täpselt see, et mul oli see esimene laps sündinud ja see tuli tegelikult sellisest otsesest ju vajadusest sellest, et ma olin ise, mul küll ei diagnoositud, sest ma tollel hetkel ei osanud abi küsida, aga tõenäoliselt oli mul sünnitusjärgne depressioon. Ja minu elu justkui see muu elu nagu lagunes täielikult ära.
olles harjunud olema väga aktiivne, väga tubli töötaja kogu aeg, ma olin vabatahtlikus organisatsioonis, on ju, seal juba hakkasin natukene vaikselt seda turundust ja müüki nii-öelda katsuma ja ma olin kogu aeg selline eeskujulik ja siis ühel hetkel mul nagu kõik see nii-öelda vundament ja see minapilt lagunes lihtsalt niimoodi kokku nagu kolinal. sellepärast, et noh, peale selle, et sa ei saa magada ja lihtsalt sul on üks nagu pisike inimene, keda sa armastad kõige rohkem ja sa saad aru nagu, et ja sa oledki 24/7 kogu aeg tema päralt. eriti kui veel alguses olid raskused, kõik emaduse teemad seal, imetamised ja noh, see oli lihtsalt nii raske, et et siis see ettevõtjana, noh, see tuligi see, et ma tahtsin ka kõige selle kõrval, kuigi noh, need raskused läksid nii-öelda natukene lihtsamaks, aga ma nägin, et kui ma nüüd ainult sinna jään, siis ma lihtsalt upun sinna nii ära, et ma ei suuda olla olemas ei oma lapse jaoks, oma partneri jaoks, ammugi veel iseenda jaoks. ja ma tundsin, et see kõrvaltegevus nii-öelda on see, mis mind nagu päästab ja tegelikult mind päästiski, mis läks eriti hästi kokku sellega beebikool, on ju, beebikool oligi siis see, et kus tegelikult minu tollane tulevane siis äripartner tegelikult lihtsalt tegi beebikooli, ma läksin sinna beebikooli tundi, see oli minu nädala nagu hetk, ma sain tund aega olla väga ägedate emadega koos, kes olid tegelikult samas olukorras. ja enamus nendel olid tollel hetkel ka esimesed lapsed ja siis noh, ma olin selline, ma arvasin tollel hetkel, et ma tean turundusest väga palju ja siis ma pakkusin ennast tollele äripartnerile, et kuule, et sa teed väga hästi seda sisu, aga sa ei oska üldse müügiturundust teha, et ma tulen. ja ta võttis selle väga lahkelt vastu, nii et tervitused Piretile, kui sa siit kuuled, et lihtsalt see, et meil oli olemas visioon, meil oli mõlemal tahe ja me mõlemad noh ja sõna otseses mõttes ka mingitel perioodidel täitsa veri ninast väljas toimetasime, mida ma muidugi ei soovita. aga meil oli olemas visioon, aga meil puudus selline strateegia ja noh, võib-olla selline järjepidev plaan. ehk et need sammud tegelikult olidki see, et me lihtsalt vaatasime, kas on huvi, ehk et me testisime, ma hiljem hakkan ka sellest rääkima, ehk et me lihtsalt testisime, vaatasime, et kas on huvi, panime mingid kuulutused ülesse ja siis, kui mitme kuu vältel vaatasime, okei, et tegelikult on nagu päris suur huvi, võib-olla saame ka ühe nagu grupi veel teha. siis me registreerisime juba ettevõtte ära, nii et noh, selles mõttes, et jah, ja siis noh, esimesed aastad kogu seda raha me kasutasime ainult enesearenguks, nagu kõik see raha läks ainult enesearenguks mida ma selles mõttes ei soovita, kirjuta alati alguses palk sisse, ükskõik, kas sa saad emapaika või ei saa või kirjuta enda tasu sinna alati sisse ja see on üks ka suurimaid vigu tegelikult, mida ma kunagi olen nagu, mida ma näen, et ma olen teinud, et sealt see võib minna, see võib jääda hobiks. ja siis sa oledki siin oma selle hobi nagu ettevõtluse keskel ja ma arvan, et see nagu tuligi üllatusena et tegelikult, kui visioon on olemas ja võib-olla seda strateegiat, plaani ei ole, mida ma täna enam ei soovita, aga tollel hetkel see oli nagu noh, ta oli fine, see oli nii väike, mis me toimetasime ja noh, ega me tegime seda öötundide arvelt, et ega meil rohkem ei olnudki selleks nagu ressurssi. aga üllatus oligi see, et kui palju seal taga on pisitegevusi, mis on üliolulised, need on nii väiksed tegevused aga need on nii olulised ja kaadris need välja ei paista. noh, see on sama nagu sina teed täna siin seda Zoomi. noh, kui kaua me oleme sinuga suhelnud, mis me oleme kokku pannud, mida mina olen ette valmistanud, mida sina oled ette valmistanud. teiste jaoks me tuleme lihtsalt siia tunniks ajaks laivi, onju. aga kui sa hakkad ise päriselt tegema, siis seal on päris palju pisitegevusi ja ma mäletan, kuidas mulle tollel hetkel tolleaegne naabrinaine nagu ütles mulle, et no aga miks sa siis ei maga, kui laps magab, onju. siis ma ütlesin, ei, ma teen siis tööd. mis tal selle beebikooliga siis ikka teha on ja siis ma nagu natuke nagu muigasin ja natuke nagu olin nagu solvunud, aga noh, tegelikult nagu sain aru, et tal ei olegi seda kogemust. ta ei saagi aru, mis seal taga on, onju, et noh, see on nagu okei. ja see siis meie ülesanne ettevõtjana ongi siis näidata ka natuke seda kaadritagust elu, alati mitte kõike aga jah, ja võib-olla ka siis nii-öelda, kui sa vaatad seal
imetled kõiki, ma ei tea, keda sa seal nagu jälgid ja imetled, inspireerud, see on alati nagu väga hea. aga mõtle alati sellele, et see ei ole väljast alati selline, nagu see paistab. ja jaa. väga tihti me kuuleme hiljem neid lugusid, onju, ja ka minul on mingid perioodid on okei. ja noh, kuulge, kui ma kõiki neid langusi teiega jagaks, siis ma arvan, et mu kontol ei oleks nii palju inimesi, onju, et see jah, et ma arvan, et see ongi see vastus vastus sinu küsimusele. Jaa, väga hea vastus tegelikult ja jällegi tunnen nagu ennast väga ära, väga sarnane. aga Mari-Liis, lähme siis tänase põhiteema juurde ja alustame siis algusest. et tegelikult on ju paljudel peas ideid, mis tihtipeale ongi tegelikult ka päris head, aga tean ka omast kogemusest, et enamus neist jääb ainult ikkagi mõteteks. et kuidas jõuda siis sellest ideest päriselt tegutsemiseni? seal ongi, selles mõttes, et sõltubki, kus maal sa oled, et te võite tegelikult sinna kommentaaridesse ka kirjutada, et kus maal te täna olete. ehk et kes teist on veel ideefaasis ja kirjutage, kes on juba tegutsevad, et väga hea oleks vaadata, et mis see tasakaal siis on. aga tegelikult mõlemal puhul kehtib seesama, et on vaja teha otsus. see tähendab seda, et noh, otsus ja selgus on minu jaoks nagu kaks märksõna. ma korra, üks hetk, ma siin Sandrile enne ütlesin, et mul on siin remont ja ma sain aru, et mitte mul ei ole, vaid noh. ja ma korra lihtsalt vist pean nüüd panema, sest ma ei kuule ise enda häält. sa võid praegu panna ja siis natukene oli seda müra kuulda ja. ma nüüd, nii, kas ma nüüd olen kuulda? jaa, on küll. ja ma kuulen sind ka, Sandra. nii, okei, super. kuule. nii on nagu natukene parem. otsus ja selgus. otsus, ma just täna hommikul töötasin uuesti läbi või noh, nüüd nagu võtsin jälle vastu otsuse, et ma jälle mõne aja jooksul töötan läbi siis oma varasemaid koolitusmaterjale ja just siis neid koolitusmaterjale, mis on toonud mulle siis selle hüppelise arengu kasvu. ja need on siis Bob Proctori õpetused, mida mulle on andnud edasi minu nagu tollel ajal pikaaegne mentor Kaio ja täpselt seesama, nii hea meenutus oli see, et otsus, et meid ei õpetata otsustama. ja otsuse tegemine ja otsuse mittetegemine on väga tihti jäädaksegi kinni sinna, et lihtsalt ei tehtagi otsuseid, lükatakse lihtsalt edasi. ja ma nägin seda ise nagu hiljuti viimase paari nädala jooksul, kus ma ei suutnud mingit paari asja lihtsalt ära otsustada ja ma ei teinud ka seda plaani, et millal ma siis otsustan ja see tegelikult tekitas mulle tohutut segadust. kuigi ma sisimas nagu teadsin, et see otsus on, aga miski nagu ma lasin väliskeskkonnal mõjutada ennast enda otsuste tegemisel. ma tunnistan üles, ma lasin nagu mõjutada sellel, mida teised teevad. ja kuidagi lasin iseenda energial nagu väljaspoolt juhtida. ja vot see ongi see, mis tegelikult takistab, et me ei tee otsust. et ongi see, kui sa oled täna seal faasis, et sul on alles, sa oled ideefaasis. miks sa ei otsusta? enamasti me kohe jõuame sinna, et miks sa ei otsusta. tõenäoliselt on seal terve posu hirme, miks sa ei otsusta, onju, ja seal on mingi lugu taga ja sellele loole tuleb pihta saada, mis seal taga on, onju. ja üldiselt me ei otsustagi sellepärast, et me kardame. noh, seal on erinevad hirmud, onju, oma e-raamatus ka, mille linki ma pärast jagan, seal ma läbisin nii-öelda kõiki need suuremad hirmud tegelikult läbi. aga peamine hirm, mis on see, et kardetakse läbi kukkuda ja kardetakse olla nähtav, et võite siis noogutada või vastu vaielda, kes tunnevad, et nad on selles kohas või siis see, et nad on kunagi olnud selles kohas. et see otsus, et ma otsustan proovida.
on minu meelest alustuseks üks kõige olulisemaid asju. Sellepärast, et kui sa annad endale võimaluse, et no ma otsustan proovida, ükskõik kuidas läheb, see on kogemus, millest ma lihtsalt õpin. ja, ja sa oled isegi kui see tulemus, mis tõenäoliselt tuleb nii, et see tulemus, mida sa arvad, tulevad, isegi kui see ei tule, see tulemus. Oled sa sellel teekonnal, kui sa oled selle otsusega nüüd edasi liikunud ja nii-öelda ideest tegudeni liikunud, oled sa juba teine inimene. Sa oled juba kogemuse võrra rikkam. Ja kui see ei õnnestu esimesel korral ja see ei õnnestu teisel ja võib-olla ka 10. korral, siis see õnnestub kindlasti 20 korral või 200 korral. Ma toon sulle siia näite, mis siis ongi ka Bob Proctorilt saadud hea näide otsuse kohta, et saate aru, et igapäevaselt tegelikult, kui te vaatate, no mina olen suur nagu jalkafänn, onju. Aga kui te vaatate, kuulete jälle, et keegi tippsportlane, onju, või keegi näitleja, keegi, kes sõlmib mingi lepingu, mis toob sisse väga-väga suuri nagu rahasummasid, siis nad on, no tähendab, sportlane on siinkohal nagu väga hea tuua, et siis mõelge näiteks see, et kui noh, ja millest räägitakse, on ju, tippjalgpallurite puhul räägitakse väravatest, kui palju nad on löönud sisse. Aga väga harva me kuuleme seda statistikat, kui palju nad on mööda löönud. Et noh, seda, kui sa oled tipus nii-öelda, õnneks inimesed unustavad ära selleks, et ja ma võin öelda statistiliselt on tippjalgpallur või mis iganes tipp nii-öelda sportlane pallimängus on löönud statistiliselt kordades rohkem mööda kui nagu sisse. Et ehk, et täpselt sama on ka tegelikult sinuga ja ka ettevõtluses. Et ma ei oska sulle siin seda statistikat nagu tuua, aga noh, tegelikult statistika on see, et 5 aasta pärast on alles alustavatest ettevõtjatest 20%. 80% nendest on lõpetanud tegevuse. Väga hea statistika selle koha pealt, et okei, mis siis selle 80-ga juhtub, on ju. Ja ongi seesama, et noh, antakse lihtsalt alla ja tegelikult küsimus ei olegi tihtilugu idees. Sest sellest ühest ideest võib kasvada mida iganes välja. Nii et otsus ja selgus on need 2 asja ja selgusest ma hakkan sulle kohe rääkima ka, need ongi need 7 suurimat takistust, millest me siin kohe räägime, mis on siis selline selgusmudel. Nii et mina lähtuks sellest, et õpime otsustama kõigepealt. Jaa, täpselt, see oli praegu minu jaoks ka nii hea taipamine nagu tõesti, et meid ei õpetata otsustama. Ma tunnen ise ka, et otsustamisel on kuidagi nii suur jõud, et ma alles tegelikult ise ka hiljuti olen ära õppinud selle otsustamise. Et kui ma midagi ära otsustan, siis sellel on selline nagu tugev tunne tekib nagu sisse, mis paneb kuidagi tegutsema ja nagu järgmisi samme tegema. Et väga huvitav taipamine praegu minu enda jaoks ka. Aga lähme siis siit edasi, et kui on saadud hakatud nagu tegutsema, siis kuidas siis ka nende tulemusteni jõuda? Ma toon sulle, noh, mu mõte oligi see, et ma ei tee teile täna selles mõttes nii-öelda mingit väga teoreetilist lugu, et ma püüan alati selle teooria siis ühendada selliste lugudega ja näidetega. Aga selleks, et ma saaksin nii-öelda selgelt edastada, siis tõesti seda minu enda kogemust, mis tõesti liigutab nii mind ennast kui ka minu kliente on liigutanud siis nendest ideedest päriselt tegutsemiseni ja tulemusteni, siis selleks olen ma tõesti täna selles mõttes esmakordselt nii-öelda laivis esitlen seda, küll e-raamatus on see mudel kirjas, aga tõesti on selgusmudel, ongi siis suurte tähtedega caps lock'iga kirjutatud siis selgusmudel, mida ma olen siis erinevate õpetustega
erinevatest õpetustest iseenda ja klientide kogemustest kokku pannud ja millest räägib minu e-raamat, millest räägib veebiäri kiirendi programm ja mida ma sulle täna siis lihtsalt tutvustan. Mulle tundub, et vahepeal on vaikus, ma vahetan korra. nii, tundub, et oled kuuldel jälle. Hetkel vist ei kuule. nii, kas ma nüüd olen kuulda? jaa, oled kuuldel. ja nüüd ma kuulen sind ka, Samira. Ehk siis need ja ma tahan korra täpsustada seda, et mina räägin selle e-äri või veebiäri puhul, räägin mina pigem veebikoolitusärist ehk et mina ei pea ennast täna ja ma kindlasti ei ole selliste suurte e-poodide või selliste e-poodide e-äri ekspert, et seda seda loori ma enda kanda ei võta, nii et aga ma olen väga tugev ja olen just veebikoolitusäris ehk et kus mis iganes sa müüd, ükskõik, kas see on ka toode või teenus, siis veebikoolitusäri kaudu on võimalik seda kasvatada. ja selgusmudeli puhul on siis 6 sammu ja mul on sulle siis boonusena üks takistus veel aga need 6 sammu on siis S on siis sisemine kompass ja sihtrühm. E on siis eristuv idee ja esmane pakkumine, L on lahendus, G on genereeri tulu, U on usaldus ja kliendisuhted, S on süsteemid ja vaatame neid lähedalt ja ma toon sulle näiteid. et ma toon sulle päris elulisi näiteid. et mis need keerulised sõnad siis sisemine kompass ja sihtrühm, et esimene takistus, mis on hästi tüüpiliselt, ongi see, kui sul ei ole selgust, kellele sa esiteks tahad müüa ja teiseks, kellele sa müüd, kas sul on liiga lai või liiga kitsas fookus, siis see on väga-väga suur oht. ja ma näen väga tihti, et minu mentorlusse või siis minu programmidesse tullaksegi, et tegelikult teatakse, noh, ilmselt kõik, kes te kuulate, et teil ei ole võõras see, et see sihtklient on ju, kes on see ideaalne sihtrühm. võib-olla olete teinud ka mingid intervjuud, olete selle nagu protsessi läbi teinud, aga ikkagi see toode ei müü, toode või teenus ei müü, et seal on väga palju põhjuseid. Ongi, kas on siis liiga kitsas või liiga lai, pigem on see, et ollakse hästi lai, kardetakse pigem nagu kitsaks minna. ja teine asi on see, et noh, millest tegelikult üldse ei alustata, millele ei mõelda. seesama, vaadake, ma alguses rääkisin teile miksist. mis see minu miks on? ja me võime olla teinud läbi neid harjutusi, minu miks on see, minu visioon on see. aga vaadake, see peab tulema päriselt sinu südamest, ehk et see miks aja jooksul ka muutub. ja mina alati enne, kui ma selliseid suuremaid lansseerimisi ja projekte alustan, siis ma vaatan korra otsa sellele, kes on need inimesed, keda ma sinna programmi tahan. ma hakkan looma endale seda nii-öelda seda kujutluspilti, nüüd on mul juba ka noh, et mida rohkem sa enda toote-teenusega tööd teed, seda rohkem sa saad aru, kes on need sinu inimesed. ma täna juba väga selgelt tean, kes on need inimesed, milline on nende mõtteviis. ma tean, kuidas, noh, milline on nende motivatsioon. ma tean seda, et kas ja kui palju nad on valmis siis tegutsema ja ma loon enda peas selle ideaalse kliendi kõigepealt. ja siis ma alles hakkan vaatama nii-öelda turult, et kus ma siis need õiged inimesed üles leian. ja nii hea oli, kui meil kevadel siin lõppes veebiäri kiirendi teine lend ja siis siin üks inimene ütles, et tema jaoks oli täiesti nii-öelda mind blowing see, et tõesti
et mina arvasin, et ta hakkab oma seda asja tegema läbi selle, noh, mis on ka vajalik samm, et noh, mida siis turg tahab, onju. aga ta mõtles, et ma hakkangi sealt, mida siis teised tahavad. aga sai, aga siis me oleme jälle seal, et me loome midagi, mida tahavad teised, mida on tahtnud kunagi õpetajad, vanemad, ühiskond, mida lapsed tahavad, mida partner tahab ja siis ise oled seal kuskil taga ja mõtled, et oota, aga kas ma üldse tahan seda, onju, kas ma üldse tahan selliste, kas ma üldse tahan, kas need on need kliendid, kellega ma koos tahan olla. ja vot see on see võti, see on see võti olnud minu jaoks ja väga paljude minu nagu klientide jaoks, et ahaa, vaatame kõigepealt, mida me tahame, keda me tahame ja siis jõuame sinna, et sest turul on alati need inimesed olemas, nii et see käib minu selle meetodi puhul, mida mina õpetan, käib see pigem niipidi. ja see töötab nii et see on see esimene samm. kas sul on küsimusi vahepeal, Sandra, et ma võin vahepeal siin hinge tõmmata et sa võid vahepeal küsida. Ma vaatan, et vaatajatel igatahes ei ole hetkel küsimusi tekkinud. just, et ma loodan, et lõpus tuleb, et see on suurepärane võimalus kasutada ära seda, et küsida. Eristuv idee ja see esmase pakkumise loomine on siis see suur selline E-täht, on ju. et mis on ka see, mida sa enne küsisid, et no kuidas siis sellest ideest tegutsemiseni jõuda, ongi see, et ja need, kes te olete täna seal, et te kahtlete, teil on palju ideid. jälle tuleb mängu otsus, tee lihtsalt otsus ära, vali see üks, mitte keegi ei saa sulle öelda, kas see on see kõige õigem idee. no kuulge, ma alustasin 8 aastat tagasi beebikoolist. noh, see on ju, täna on siis veebikool on ju, et ma alustasin ju beebikoolist ja ma olen vahepeal teinud füüsilist perekeskust, loonud nagu füüsiliste ruumidega, ma olen vahepeal vedanud Õnnelik naine, õnnelik ema kogukonda, ma olen vahepeal ise teinud väga palju vanemlusloenguid, on ju, ja ka neid sisse tellinud. mul on vähemalt 4-5 asja, mida ma vahepeal olen teinud. aga kui ma ei oleks selle beebikooliga alustanud, sest tollel hetkel see oli minu see, mis nii-öelda minu nagu südant põksutas, onju. ja kui see ei oleks tollel hetkel, noh, ma ei oleks samme astunud, siis ma ei oleks täna siin. ja ma võin ka öelda, et mul tegelikult oli tollel hetkel veel üks idee, mis oleks tõenäoliselt rahaliselt toonud mulle 10 kordi rohkem raha sisse, aga ma valisin beebikooli. ma valisin südame järgi. mul oli teine, ma tegelikult, kuna ma olin värbaja, siis mul oli tegelikult üks värbamistarkvara, mis oli loodud ja oli vaja siis õppida seda nagu müüma ja turundama ja seda arendama. ja selleks oli mul koostööpartner olemas ja see oli mõndades ettevõtetes juba proovis sees. aga ma loobusin. noh, ja ma olen täna väga rahul, et ma loobusin, sest ma tegin seda selle järgi, mida minu süda tollel hetkel ütles. ja ilmselt mu süda ka kõige rohkem vajas. nii et võttagi korraks, et ega see otsus, milline idee valida, see ei tulegi läbi nagu mõistuse, see ei tule läbi mõistuse ehk et see tulebki läbi sellise südame, läbi kas siis tõesti juhendatud meditatsiooni või siis läbi ma ei tea, coach'i või kellegi, kes oskab sind mitte suunata, vaid aidata sul välja tuua see selline sinu see sisemine sära ja potentsiaal, nii et selle koha pealt soovitan julgelt ka abi küsida ja ühel hetkel lihtsalt otsust teha. ja see idee eristub juba sellega, et sina oled eriline. selles mõttes, et minul on täna klient, mentorlusklient, kellega ma teen siis 1-1 tööd ja mina õpetan, tal on väga hea turundustaust, ta on ise oma ettevõttes olnud ka nagu väga hea, ta lihtsalt ei ole õpetanud konkreetselt seda, mida ta siis tahab luua ja mina õpetan teda täna siis tegelikult tegema sedasama asja, mida mina teen. ja kõrvaltvaataja võib öelda, et mis mõttes, et kasvatad endale konkurenti. ma ei tea, minu meelest on siin nagu tuhandeid naisi, kes tegelikult ma näen, kelle sees on nii palju
Ja mina ei jõua kõikideni jõuda, samamoodi nagu Katrin on ju selle grupi looja on ju ja siis järgmised ehk et me oleme inimestena, me võime teha ju täpselt sama asja. Meil on Katriniga väga sarnane sihtrühm ja me kogu aeg räägime ka sellest, on ju, aga me oleme nii unikaalsed. Me oleme nii erinevad ehk et mõnele sobibki Katrin rohkem, mõnele sobin mina rohkem ja see on okei. Ja see on samamoodi, mul ei ole probleem koolitada välja enda nagu mentorlusklienti, kes hakkab tegema neid samu asju mingit kolmandat moodi. Ja see on nii äge ja see on väga äge õpetada inimesele, kellel on turundustaust ja õpetada talle seda, et tead, sa eristud minust sellega nagu, okei, on ju, mis sellest, et nagu sihtklient on sama. nii et, nii et see sinna taha, et mina soovitan, lase lahti, hästi lihtne öelda, on ju, lase lahti sellest perfektsusest ja lihtsalt leia see unikaalsus, et minge ka Katrinil on praegu see tasuta kursus, et minge ka sinna, et seal ka seda unikaalsust saate kindlasti leida. Ja loomulikult see kujuneb ka aja jooksul, selles mõttes, et saa inspiratsiooni kelleltki teiselt ära nüüd üks-ühele kopeeri, aga suures plaanis saa inspiratsiooni, pane mingi oma asi juurde ja lihtsalt hakka testima. Ongi kõik. Tee see nii-öelda see esmane pakkumine ära. Võtan vahepeal tassid. ja siin Kadi tegelikult palus, et kas sa saaksid korrata uuesti üle need 6 sammu, et ta ei jõudnud neid kirja panna. Me paneme need pärast lõppu, et ma räägin need uuesti siin üle, et need muidu läheb käest ära ja siis me paneme selle selguse. Ma võin pärast sinna kommentaaridesse natukene selle nii-öelda täpsustused ka panna. Kolmas samm on siis see selgusmudel. Selgusmudelis kolmas samm on siis lahendus ja selle mudeli järgi, mida siis mina pakun, on siis sellest lahenduseks ongi see, et sa üldse saaks oma ideega lendu tõusta, on siis see, et sa lood minikursuse. Seda me õpime looma veebiäri kiirendi programmis. Aga põhimõtteliselt on see, et lahendus on siis ükskõik, mis see lahendus on, ükskõik, mis see meetod on, see meetod ei ole oluline. Minu meetodis on lahenduseks siis neile ettevõtjatele, kes on siis ideefaasis ja tahavad nii-öelda alustada oma veebiäriga. Minul on lahenduseks minikursus, sest see lihtsalt töötab väga hästi. Seda on testinud kümned minu kliendid ja see on lihtsalt see lahendus. Lahendusi võib olla veel, lahendus võib olla Instagram, lahendus võib olla LinkedIn, lahendus või see meetod võib olla väga-väga erinev. Et ma ei teagi, mis seal virtuaalassistentidel see, ongi lihtsalt see, et sa hakkadki, sa võid ka virtuaalassistendina nagu kasutada neid erinevaid meetodeid, on ju. Sina võid täpselt samamoodi, sa võid hakata, sa otsustad, et okei, ma hakkan Instagrami turundust tegema, aga sa võid otsustada ka virtuaalassistendid võivad väga hästi teha minikursusi. Ma väga ootakski ka programmiga just neid, et virtuaalassistendid teeksid ka oma nagu minikursused, sest meie ettevõtjad vajame nii palju nende virtuaalassistentide abi ka selle koha pealt, et mitte ainult üks-ühele pakkuda, vaid jõuda ka rohkemate ettevõtjateni. Vot see on siis see skaleerimine, on ju. Ehk et ükskõik, mis see sinu lahendus on hästi oluline see, et sa pakud mingit väärtust. Läbi selle väärtuse me ka siin jõuame tegelikult, sa tood ennast nähtavale ja võidad siis inimeste usalduse. Selgus, seal sees on siis genereeri tulu ehk et siin on nüüd üks selline väljakutse on siis tihtilugu see, et see viga, mida tehakse või see takistus ongi see, et me tuleme nähtavale. Et nii-öelda sellest sammust saame üle, me loome midagi, me loome head sisu, aga pakkumist ei tule. No ei tule ja ei tule, sellepärast, et seal on taga takistused, et seal on erinevad müügitakistused, seal on sellise, kas ma olen ikka piisav takistus ja nii edasi. Ehk et
kui me räägime veebiärist, siis see nii-öelda, ma ei tea, kuidas seda siis öeldakse, ebajärjepidevus ei kõla väga hästi, aga põhimõtteliselt müügis ja turunduses me kardame nii-öelda inimesi ära tüüdata, et noh, et kogu aeg, aga mitte midagi pole teha. Kui kui noh, see raha ei tule kuskilt niisama, et teen kursuse valmis ja siis see mul seisab kuskil ja kõik inimesed kogu aeg ostavad, tuleb tuhandeid eurosid, no ei tule. Seal peavad ikkagi, jah, ta tuleb, kui sul on taga seal väga head süsteemid, tunnelid. Sul on ka raha tasuliseks, väga palju raha tegelikult ka tasuliseks reklaamiks, aga sa pead kogu aeg toitma ka seda tunnelit. Ehk et mis räägitakse väga palju, et automatiseeritud tunnelid, väga hea. Aga sa pead toitma seda ja millega sa toidad täna, sa pead toitma seda siis erinevate rahaliste vahenditega, isegi kui sa enda aega sinna ei pane, siis see alati, noh, alati vajab nagu sisendit. Ja siin see takistus 4 ongi siis see genereeri tulu ehk et see ebajärjepidevus müügis ja turunduses ongi siis see, et inimesed ei saa piisavalt kokkupuutepunkte sinuga. Ehk et ühe korra emaili saatmisest, et mul on selline vägev kursus, mis aitab sind, sa võid teha seal kõik ideaalselt ära. sul võib olla väga korralik müügileht, väga korralik pakkumine, väga hästi üles ehitatud, väga hea sisu. Alati on, ma olen üsna kindel, et enamus või noh, ma tean, et enamus naisi, kes vähemalt minu juures on, nad pakuvad mega nagu sisu, nagu see sisu on lihtsalt nii väärtuslik, siis nad ei julge selle eest raha küsida. Aga suur viga, mida tehaksegi, ongi see, et see kõik tehakse, see eeltöö tehakse valmis. Ja siis tuleb see müüginädal. Ja siis on nii, et ja siis on mingi plokk ees. Ma olen ise ka olnud seal samas kohas, kus ja ma nägin ka nüüd kiirendis, on ju, et ma nägin, et kui kõik tehti enne ideaalselt ära, nagu kõik, noh, nagu väga hästi kõik asjad teed ära täpselt selles, täpselt nii nagu vaja on. Ka minikursus läks nagu väga hästi ja siis tuli müük. Ja nii kui esimesel-teisel päeval kohe müüki ei tule, on plokk ees. Plokk ees, keegi ei taha mind ja siis tuleb see ohvri roll, enesehaletsus. Ja see on see koht, kus tuleb läbi tulla ja see on see koht, kus mina nagu aitan inimesi läbi ja see on see koht, kus mina vajan ka toetust, sellepärast mul ongi ka endal coach ja mentor olemas, kes aitab ka mind sellistest kohtadest läbi. Sest see tuleb aeg-ajalt ette, aga ma võin öelda, mida rohkem sa seda teed, seda vähem see tuleb läbi. Või tähendab, et seda vähem seda tuleb ette. Sellepärast, et see on, ma tean, et mina pakun väärtust. Ükskõik, kas ma teen tasuta asja või tasulist asja, sellel on mega väärtus alati taga. Ja alati õiged inimesed leiavad selle väärtuse sealt ülesse. Ja vot see on see, aga see tuleb nagu enesekindlusest, on ju, et ma tean ja loomulikult see tuleb ka sellest, et ma olen kogu aeg enda tooteid, teenuseid nii-öelda kogu aeg arendan peale sellega iseennast. Nii et kokkupuutepunktid, kas te teate täna, kui palju on vaja inimesel kokkupuutepunkte sinuga, et ta üldse oleks valmis sinult midagi ostma? Pakkuge, pange sinna chati. Sandra, mis sina arvad? Sa oled ka siin selles teemas sees, aga mis sa arvad, et just tänases keskkonnas? ja ma olen tegelikult erinevaid numbreid näinud ja kuulnud, on olnud alates seal 7-8 kuni tegelikult seal ikkagi paarikümneni välja. Jah, ja täna ma arvan, et paar nädalat tagasi ma kuskil nägin, et on mingi uuem, kas äkki oli 2024 aasta uuring oli. Ja seal oli 22. Kunagi nii-öelda nendel tippaegadel, kui turul läheb hästi, kõigil läheb hästi, siis on see jah, tõesti 7-15, 22. Kas te kujutate ette, 22 korda? Kellel on see esimene kord, kes täna minuga kokku puutub? Juhuu! Pange chati, kes on esimest korda ja mitmendat korda te arvate, et te olete minuga kokku puutunud, on ju? Et noh, Sandra samamoodi, et Sandra nime ma olen juba kuskilt aastaid nagu näinud ja nüüd me esimest korda kohtume siin niimoodi silmast silma, on ju, ja nagu suhtleme. Aga sinu nimi on mul täitsa meeles igalt poolt. Ja ütleme nii, et kui nagu koostöökohaks läheks, on ju, siis saaks täiesti nagu, okei, seda Sandra nime ma mäletan, on ju, noh. Aga kui ma esimest korda sinuga, noh, siis ma võib-olla ei kaaluks seda kohe, kuigi sa oled nii tore ja meeldiv, on ju. Ja nagu näha ka väga nagu toetav, nii et kokkupuutepunktid, et
ja noh, siit saab ka edasi minna sellega, et seesama, et peale selle kokkupuutepunkte peab olema piisavalt, ongi see, et ära anna alla, et see noh, seesama, et ja esimene, noh, et mida ma ka näen, ma loen, ma võtan selle siia nii-öelda veaste sisse, on siis see, mida ma näen väga tihti kahjuks, mida ma olen ise ka läbi elanud ja ma tean, et see on nagu raske, kass tuleb peale. ongi siis see, et sa noh, oled oma seda ideed teinud ja sa oled nagu teinud oma asja, võib-olla on ka läinud see esimene nii-öelda see pakkumine, sa oled näiteks teinud selle tasuta pakkumise, on ju. mina mäletan esimesed minikursused, mis ma tegin, noh, mul oli üle 1000 registreeruja, aga müüki oli võib-olla 1, 2, 3, mõnikord oli 0. mõtlesin, mis mõttes nagu mis asja nagu ja, aga ma ei andnud alla, muidugi ma kassisin ära, no kassisin ikka, muidugi kassisin. ma ei ütle sulle, et oi, kõik on nii libedad tulnud, ma valetaksin sulle ja ma ei valeta sulle. ma olen täiega kassinud, aga mida ma näen, mida tehakse, on see, et noh, kuna üldiselt enamusel meil on hästi palju ideid ja kui see üks teema kohe ei õnnestu, minnakse jälle tagasi kas siis selle vana teema juurde, mis ei ole päris see teema, või siis minnakse mingi uue järgmise teema juurde ja siis jälle proovitakse seal, ei tööta ja siis jälle tagasi, edasi-tagasi pendeldatakse ja siis aasta pärast sa oled ikka samas kohas, vaatad, et oota, aga mis mõttes on ju, aga inimesel ei saagi kokkupuutepunkte ju sinuga tulla, kuidas tal tekib see 22 kokkupuutepunkti, kui sa ühel hetkel räägid, noh, nagu võtad, et mina ju varem rääkisin, on ju vanemluse teemast, on ju, ja ja kui ma praegu räägiks kogu aeg edasi vanemluse teemast, aga tegelikult on mul üldse veebiäri, on ju, ma õpetan veebiäri looma, noh siis ei saa ju, ehk et täna peab sul olema piisavalt kokkupuuteid sellega, et Mari-Liis kui veebiäri mentor, kui lahenduskeskne coach on ju. mis ei tähenda, et ma ei või aeg-ajalt seda vanemluse teemat teha. see ei tähenda seda. aga kokkupuutepunktid peavad olema selle teemaga, tegelikult anna võimalus. ja täpselt ka, kui meil tekib seal noh, nii-öelda, kui sa seda mudelit vaatad selle mudeli põhjal on ka see, et kui sa teed selle ära, sul ei pruugi tulla kohe neid esimesi kliente, sul ei pruugi tulla, aga kõige olulisem on see, et siis sa lähed tagasi, hakkad otsast pihta. okei, mis seal kohas, ma olen vähemalt 5 korda kiirendi puhul läinud tagasi sinna algusesse, kes see minu sihtklient on ja iga korraga ma sain paremaks, noh ja täna see on nagu toimiv programm, kus inimesed saavad nagu tulemusi, nii et genereeri tulu all ongi siis see, genereeri tulu all ongi see, et järjepidevus müügis, turunduses ja kokkupuutepunktid on 2 olulist asja, mida jäta meelde siinkohal. usaldus, kliendi suhted. seesama, mida rohkem sa minuga kokku puutud, seda siis rohkem või vähem sa hakkad mind usaldama. ehk et ükskõik kumba pidi see on, aga vahet ei ole, on ju, me loome seda usaldust läbi selle, et me oleme nähtavad ja väga palju räägitakse meil tänapäeval, noh, täna praegu sellest nähtavusest, aga mina olen lisanud sinna juurde ka selle, et läbi nähtavuse tekib usaldus, et see, et me kogu aeg oleme ka kuskil nähtaval, saadaval, aga kui kliendil ei teki usaldust sinu suhtes, siis noh, siis sellel nähtaval olekul ei ole ka nagu kasu, on ju. et sa pead enda jaoks väga hästi läbi nagu mõtlema, et mis ka selle nähtavuse eesmärk on, et kuidas ma siis läbi selle nähtavuse seda usaldust siis kasvatan. ja noh, siin ongi näiteks see või noh, see oht või see takistus siin selle puhul ongi see, et sa nii-öelda usaldad teisi rohkem kui iseennast. ehk et sa jälgid konkurente, sa jälgid seda, mida teised teevad ja seeläbi sa ei usalda tegelikult iseennast, sa ei usalda seda, mida sa teed. aga teisalt seeläbi, kui sa ei usalda iseennast, ei saa ka nii-öelda sinu see sisu, mida sa pakud, noh, selles mõttes olla ju, ma ei ütle, et usaldusväärne, aga inimestel on raske sind uskuda kui ta tegelikult ei tunneta seda, et sina usaldad oma parimad praktikad
ja jagad neid talle. Ükskõik, kas sa teed siis läbi seda tasuta väärtuse või sa teed seda ka läbi tasuliste programmide. Ehk et ei pea ka kõike tasuta ära pakkuma, seda ei saa ka keegi nagu eeldada ja seda ei tasugi eeldada. Ehk et nii-öelda paku väärtust, aga sellel on oma siis loogika taga, et mis süsteemis sa seda siis, kui palju sa siis pakud seda tasuta ja kui palju seda, et, et nii-öelda inimesed, kes päriselt tahavad edasi minna, et nemad siis ka neid samme nagu astuksid. Ja viimane see selguse mudeli puhul on siis süsteemid. Ja seal on siis väga suur takistus ongi see, et tehniline hirm ja vähesus, et kas meil on täna nagu, kui palju meil on neid süsteeme, mida tegelikult veebiäris nagu oleks vaja. No neid on tohutult, isegi mina ei jõua neid kõiki siin ära õppida ja eriti kui see ai tuli, siis ühtepidi ta lihtsustas, aga teistpidi on mul küll mõnikord selline tunne, et issand, kas ma tõesti pean neid kõiki asju seal taga nagu õppima ja noh, tegelikult ei pea, on ju, paned enda jaoks mingid tööriistad tööle ja sellepärast me näiteks veebiäri kiirendi programmis keskendumegi ainult sellele, mida sul selleks esimeseks etapiks vaja on ju. Kui ma kunagi alustasin, tegin ma ise oma esimese kodulehe, noh täna ma ei tee iialgi endale ise kodulehte. Süsteemid, mida ma loon, on see, et ma olen välja koolitanud inimesed, kes aitavad mul neid süsteeme luua, on ju, näiteks seal mingid turundustunnelid, asjad, jah, mina tean loogikat, mina tean seda strateegiat, aga süsteemid on ju, aga süsteeme ma ei pea alati ise kõike looma ja see tehniline takistus on ka hästi suur alustamisel ongi see, et arvatakse, et ma pean seda kõike kohe teadma, ei pea. Et täpselt samamoodi ma ka enda grupis tegin seal tasuta Facebooki grupis tegin siis ka küsitluse, küsisin, et mis siis see takistus on ja palusin neil minna nagu täpsemalt, et mis siis see takistus veebiäriga alustamisel on. Ja päris mitu inimest kirjutas, et no ei saa oma teenusega avalikuks tulla, sellepärast et puudub koduleht. Ära nüüd saa must valesti aru, aga ma ütlen siia päriselt ka, joh, Heidi, nagu päriselt, et ma arvasin ka kunagi, jaa, koduleht on ühel hetkel vajalik. Aga kui sa oled virtuaalassistent, raamatupidaja, sul ei ole vaja kodulehte, mis te arvate, et see koduleht hakkab teil müüma või? Okei, sul saab see koduleht valmis, aga mis siis juhtub? Sul on, ega siis kliendid ei tule täna, otsin Mari-Liis Lukk kodulehte, ei otsi. Inimene otsib lahendust oma probleemile. Ja see, kas seal on koduleht või ei ole, see mingis etapis ei ole üldse oluline. Ehk, et kui sa oled täna virtuaalassistent või raamatupidaja, mis iganes teenusepakkuja ja sa ütled, et sa ei ole saanud ideega sellele nähtavale tulla, sest sa teed veel oma kodulehte, siis ma ütlen sulle, unusta ära see koduleht. Tee lihtsalt postitus, et mina olen see, oskan seda, aitan sind ettevõtjat või noh, kes iganes su sihtklient on, aitan sellest, toon sellise tulemuse, palun väga ja su äri võib alata. Ja kogu see kiirendi protsess ja kogu see selgusmudel ongi meil selle peale üles ehitatud, et see on lihtne, see on hästi lihtne, see on baas. Sest sul ei ole vaja seda läbi elada, et nagu meie hakkasime ise broneerimissüsteemi looma 8 aastat tagasi beebikoolile. No tõesti johkaidiina, siis nagu ei olnud mõtet, lõpuks ostsime ikka sisse suure raha eest, on ju. Aga ja tegelikult ei olnud üldse sellist süsteemi ka vaja, on ju. Alustuseks on lihtsalt tule nagu nähtavale ja hakka seda usaldust siis looma. See oli siis see selgusmudel, ma panen pärast sinna kommentaaridesse, et kes see siin küsis, et aitäh küsimuse eest, ma panen selle mudeli sinna kommentaaridesse. Ja nüüd viimane takistus, mis on siis veel, on ikkagi see hirme on väga palju, et te võite ka kirjutada, mis on see takistus, keegi siin juba Zoomi chatis kirjutas ka nagu hirmu, et see perfektsionism on ju hirm nähtavale tulla. Kirjutage ka veel, et mis on see hirm, kirjutage välja see, päriselt tunnistage enda hirmu. Tunnistage enda hirmu ja olles tõesti saanud tagasisidet tuhandetelt naistelt, siis ongi need 2 hirmu, mida ma enne mainisin, hirm ebaõnnestuda ja nähtavale tulla, sellepärast lükkadki edasi. Ehk et sul on seal taga tegelikult mingi lugu, miks sa ei suuda otsustada, milline see idee on, millega ma edasi lähen. Seal on mingi lugu taga ja selle loo taga on alati hirm.
et kui sa räägid endale seda lugu, siis alati vaata sinna taha, et okei, aga mida ma tegelikult kardan. Sest näiteks üks päev oli mul üks väga tõesti inspireeriv kõne ühe väga vägeva naisega, kes ütleski ja ma samastusin täiega. tal on hirm see, et aga mis siis, kui see kõik õnnestub nii nagu läheb, ehk et ta tulebki nii nähtavale. ta saab kõik selle, mis ta soovib ja vot see on ka omamoodi hirmus. Noh, see on ju, siia võib tuua need kuulsad inimesed, kuulsad näitlejad on ju siia juurde, et tegelikult kui see kõik saab tõeks, siis see ühel hetkel võib ka kõik kokku kukkuda, kui sa ei suuda sellega toime tulla, on ju, kui sa ei oska sellega toime tulla. nii et ka teistpidi hirmud võivad olla ka nii-öelda ka need soovitud tulemuste hirm võib seal taga olla. aga see on nüüd see, et sellega on vaja tegeleda ja, ja siis iseenda nii-öelda sissevaatamine ja ma võin seda öelda, et ettevõtluses ei lõpe hirm mitte kunagi. nii et arvesta sellega, kas sa valid selle nii-öelda kui sa valid ettevõtlusi, pead sa arvestama, et see üleüldse hirmud elus, nii-öelda hirmu piiri ületamine elus ei lõpe mitte kunagi, muidu sa, ma arvan, et elad väga igavat elu hirm on see, et me teeme midagi, hirm näitab meile, et me teeme midagi, mis meid päriselt nii-öelda inspireerib ja mis paneb, mis on meie jaoks arengukoht. kui seal hirmu taga ei ole, siis järelikult sa oled seda juba oma elus teinud, sa tead. noh, näiteks minu jaoks ei ole hirmutav enam raamatu kirjutamine. siin taga on ka see väljapääs minevikust, anna oma elule suur võimalus, aga kui hirmus oli selle kirjutamine, kui hirmus oli selle avalikuks toomine ja täna mul ei ole üldse hirmus mingit järgmist raamatut kirjutada või juba kirjutangi, aga see ei ole minu jaoks üldse nagu hirmus enam. nii et mina peaksin mingi, noh, hirmus oleks see, kui ma ütlen, et okei, et ma tahan neid müüa 10 000 eksemplari. vot see on juba hirmus. ja nüüd ma võtangi sealt selle järgmise nii-öelda, ületan seda hirmu piiri. vot nii, Sandra. see tund aega on nii vähe selle mudeli. jaa, no sind on nii põnev kuulata ka, aga ja tõesti, mulle jälle ka samastun väga paljude teemadega, millest sa siin rääkisid. Aga vaikselt hakkamegi nagu otsi kokku tõmbama ka ja ma küsiksin tegelikult ühe sellise küsimuse ka veel sult, Mari-Liis, et kui nüüd mõni kuulaja siin hetkel ongi sellises ideefaasis või tunneb, et näiteks ta äri ei liigu kuidagi edasi, siis oskad sa sellist nagu ühte sammu öelda, et millega nagu siis seda hoogu nüüd siin kohe juurde anda saaks? ma oskan anda ühe mõtte siis neile, kes on ideefaasis ja see on lihtsalt see, et seesama otsus hakata lihtsalt oma toodet-teenust testima, nagu lihtsalt kasuta ära, sest te kõik, kes te siin olete, te tegelikult teate. kasuta ära, võta ChatGPT appi, kasuta ära kõik oma teadmised, oskused, kasuta ära heas mõttes need inimesed, need koolitajad ümberringi, kes seda tasuta teavet pakuvad, on ju täna, kasuta ära maksimaalselt seda ja lihtsalt hakka testima. ja mida testima hakkamine tähendab? see tähendab seda, et sa teedki seesama, mis ma ütlesin enne, sa lihtsalt lähed, teedki selle postituse, jube nagu hirmus on seda send nuppu vajutada või ma ei teagi, mis nuppu seal vajutada, ma teen kogu aeg seda, ma isegi ei tea, mis seal vajutada tuleb, aga lihtsalt sa teed selle postituse avalikuks, on ju, sa lihtsalt otsustad, et ma nüüd hakkan lihtsalt testima, hakkan vaatama, millised reaktsioonid tulevad, on ju, noh, see viib no lihtsalt palli edasi. ja teine asi, kui sa oled juba ettevõtja ja su äri ei liigu, et lihtsalt on nagu, kas siis on see nii-öelda, kas üldse pole käima läinud või siis on see selline nii-öelda stabiilne faas, aga sa tahad nagu kasvada. 100% on see, palun küsi abi väljastpoolt, mitte miski muu, ma ütlen sulle, tegelikult ka ei tööta, sa võid ennast üksi nii, noh, ma räägin just mikroettevõtjatest, sa võid ennast ükskõik kui palju motiveerida, aga see kasv jääb sinna kinni, kui sa võta väljastpoolt keegi, kes näeb sinu äri teise nurga alt. võta väljastpoolt keegi, mina täna just alustan enda uue mentoriga teekonda, et mul oli ka vahepeal selline paus, aga nüüd noh, jälle tundsin, et nii, mul on vaja see selgus, see fookus tagasi saada. ja juba see esimene kõne, mis meil oli niimoodi, et sama, mul tuli endal ka see, et ma tean,
aga ma ei tee mingeid asju. aga kui tema on mul iga nädal seal olemas, nii Mari-Liis, okei okay,, mis meil olid kokkulepped, mis meil oli teha, see tuleb lihtsalt lihtsamalt, see on sama nagu mina nii-öelda heas mõttes vean enda mentorluskliente, noh, need kliendid ütlevadki mulle, Mari-Liis, jah, ma saan sinult väga palju sellist süsteemi, struktuuri, strateegiat, materjale, aga kõige olulisem on see, et sa oled mul siin kord nädalas kohapeal olemas, onju. ja ma teen nui neljaks, ma teen need asjad ära. ja vot siis hakkab sinu äri kasvama ja see on minu, isegi kui sul raha hetkel ei ole, siis tee otsus ära ja see raha tuleb sulle. aga võta väljastpoolt keegi, kes on teinud siis kas sarnase tulemuse või veelgi parema tulemuse, mida sina soovid saavutada, see lihtsalt on minul kõige-kõige paremini töötanud, et noh, miks mul enesearengusse on läinud siin ligi 70 000 eurot, sa ei pea nii palju ka alustama, see on mul ka 11 aasta peale. aga kui ma ei oleks seda, kui ma ei oleks tegelikult neid asju teinud, siis ma ilmselt ei oleks siin, et täna mul on ka üks mentorlusklient, kes on olnud 14 aastat ettevõtja. ja ta ütles mulle, et ta lihtsalt oligi see tubli ettevõtja, kes tegi kõike üksinda 14 aastat ta ehitas väga eduka ettevõtte ülesse ja ta ütles, et ja ta ei saa täna aru, miks ta seda kõike üksi tegi, miks, et tal isegi polnud virtuaalassistenti ja ta ütles, et nagu ja ta ei saa aru sellest ja ta nii kahetseb. ja nagu noh, me sellest kahetsusest oleme üle saanud, aga ta ütles, et ta ise ka ei saa aru, miks ta seda teinud on, ehk et sa kasvad, kui sa tahad täna luua 5-6-kohalise käibe, siis sa ei tee seda üksinda, sa teed seda koos tiimiga ja sinu tiimi hulka kuulub ka siis see tugi, nii et see on ülimalt oluline ja sina, Sandra, virtuaalassistendina kindlasti tead, et sa ei tee seda üksinda. et noh, sina ka siin Katrinit selles grupis aitad, Katrin saab kasu, inimesed saavad kasu ja tegelikult saad sina ka läbi selle kasvada, et võtke abi nagu päriselt ka ja panustage sinna. ja uskuge mind, kui sa oled sinna piisavalt mõnusa summa investeerinud, siis sa päriselt ka teed ja sa teenid selle raha nagu väga kergusega tagasi. ja, ja ma olen täiesti nõus sinuga. ja nii palju selliseid häid ja selgeid ja praktilisi nõuandeid täna. mina olen siit küll saanud erinevaid selliseid häid mõtteid, mida kasutada. aga ma tegelikult tahaksin veel kuulajatelt ka küsida, et jagage siia kommentaaridesse, mis on täna see tööriist või taipamine või nipp, et mille sa siit kaasa võtad. ja siis Mari-Liis, kui keegi nüüd tunneb, et tahaks sinult veel rohkem õppida või tuge saada, siis kuidas sinuga ühendust saab ja millega sina saaksid täna üldse kas siis alustavaid või juba ka tegutsevaid ettevõtjaid kõige paremini toetada? ja selleks, et ma siit ajast väga üle ei läheks, et praegu selles mõttes, et saab erineval viisil minuga nii-öelda kokku puutuda ja nii tasuta kui tasulistel variantidel, aga täna ma toon, arvestades seda sihtrühma seal teisel pool ja ma toon sulle kolm asja välja, ma panen need lingid ka sinna. on tulemas 18 september, kui ma ei eksi, igal juhul siin oli vist 18 september jah, tulemas tasuta siis veebiäri töötuba, kus ma siis räägingi sellest, et miks 80% veebiäri ideedest tegelikult põruvad, ma katan seal natukene ka seda selgusmudelit, aga me teeme seda palju põhjalikumalt. ja sinna ma soovitan registreeruda kindlasti, töötoast tuleb ka salvestus, ta on lühikese aja jooksul ka järelvaadatav, et Sandral on vist see link olemas, on ju. teine asi on see, et kui sa oled juba valmis sammukese edasi liikuma nendest tasuta asjadest, mida tavaliselt paneb 1%, tegelikult paneb neid päriselt rakendab, nii et ma loodan, et sina oled selle 1% hulgas, kes tasuta koolitustelt saadud asju päriselt ka rakendab enda ellu. ja teine ja kui sa oled valmis, siis tõesti tegema ka väikese, tõesti väga-väga väikese investeeringu, siis on e-raamat ideest kasumliku veebikoolitusärini, kus siis see selguse mudel on väga põhjalikult lahti selgitatud. seal on näited, see raamat on saanud väga head tagasisidet. see on väga praktiline, seal on väga palju harjutusi. sinna on sisse pandud nii coaching ut kui ka siis tõesti seda turunduspraktilisi harjutusi, nii et vaata, see veebileht on olemas, vaata sealt täpsemalt.
Ja ma kohe vastan sellele küsimusele ka, kui Sandra meil lubab. Siis ongi ja siis, kui sa oled nagu päriselt valmis, valmis tõesti sedasama nii-öelda, et sul ideest äh, päriselt mõne kuu pärast on olemas ka nii oma emaili list kui ka maksvad kliendid, siis veebiäri kiirendi uuendatud 3.0 ootab sind. Me paneme lingi, me ei ole seda avalikult veel jaganud. Aga vaata, uuri seda ja tõesti vaata neid tagasisidesid, loe need tagasisided läbi ja täna ma võingi tuua siia, me ei jõudnud sellest rääkida, aga kui ma toongi enda näite enda kliendist, siis näiteks üks minu klient täna käis hommikutelevisioonis ta on seal väga-väga mitu korda käinud ja ta kuulutas välja ka seal, kuigi televisioonis ei tohi muideks reklaami teha, kui sa lähed, aga ta sai sinna sisse põrgatada selle, et tal on tulemas siis tasuta minikursus, mida siis ta minu süsteemi järgi on loonud. Tegemist on ettevõtjaga, kes on võib-olla kauem ettevõtja olnud kui mina, aga ta sai tänu sellele, et me seda mudelit tegime, ta sai tõesti selle, et ta oma esimesele minikursusele sai ta siis üle 1000 inimese ja pärast seda tasulist pakkumist 4 nädalat kursust, see käive tuli ligi 12 000 eurot, nii et 5-kohaline käive tuli tal tõesti selle ühe kursusega. Loomulikult seal taga on mõned kuud tööd, aga täna ta juba tuleb sellesama mudeliga uuesti ja teeb nüüd natuke pikema kursuse. Ehk et sedasama mudelit saab ta kasutada korduvalt, nii et seesama mudel, mida ma õpetan sulle ka kiirendi programmis ja kus sa päriselt tegeled nii enda sisemaailmaga, seal on ka coaching'u pool, kui ka siis see, et sa päriselt hakkad tegutsema. Ma tahtsin teile ka sooduskoodi jagada, aga ma unustasin oma virtuaalassistendile öelda, et ta teeks selle, nii et kui sa lähema 10 minuti jooksul, ära siis lähema 10 minuti jooksul osta, aga pärast seda võid liituda, et ma teen väikse sooduskoodi ka, ma jagan seda siia alla, nii et siis sa saad ka väikse sooduka. Ja minu soovitus on lihtsalt see, et hakka lihtsalt tegutsema ja siin ma korra ütlen nii, Kadi on küsinud, kuidas leida e-raamatu link ei toimi, vaata korra uuesti, et tegelikult peaks, ma ma kohe, vaatan, ma panen pärast uuesti või siis kui jah, et ma ma kohe ka lisan siia uuesti ja link. ma vastan Kadi küsimusele, kuidas leida õiged inimesed mentorluseks või muul viisil partneriks, lihtsalt väga kehv kogemus, kus omajagu raha alla saanud, kuid tulemuseni ei jõudnud ja pigem hakkas negatiivselt minu räägitud kasutama, ehk et kuidas leida õiged inimesed. Noh, alustuseks ongi see, et tee see esimene kõne on ju, noh näiteks mina pakun ka seda esimest nii-öelda selguse kõnet, seda tasuta kõne ja ja ega selles mõttes, et see ongi see, et sa pead alguses peab see energia nii-öelda niikuinii sobima, on ju. Aga mis aitab ka jooksvalt nii-öelda ka mentorluses või siis tõesti, kui nii-öelda pikema protsessi vältel, siis tegelikult neid arusaamatusi lahendada ongi see, et vähemalt need on minu nagu väärtused ehk et ma olengi päriselt aus, avatud. Ma julgen, noh ja mida mulle ka siis öeldakse ja noh, ja kes siis nii-öelda võtab seda vastu, kes ei võta, et ma olen ka väga otsekohene ja, ja mõnikord ongi see, et inimesed on erinevas kohas, et nad ei pruugi suuta võtta seda otsekohesust vastu, onju. Ja samas teistpidi ongi see, et sa pead vaatama, kas see stiil sulle sobib või ei sobi. See, kui keegi hakkab negatiivselt räägitud kasutama, noh, see siis lihtsalt näitab selles mõttes, et sinna ei saagi, sa ei saa mõjutada midagi, mida teeb teine inimene, onju. See on nagu, see on juba tema teema. See, kui sa oled usaldanud mentori, maksnud talle raha ja keegi hakkab negatiivselt räägitud kasutama, noh, siis sellega ei olegi mitte midagi teha, see ei ole sinu vastutus. Sina lähtud ikkagi oma nagu väärtustest, oma siis sellest südameteest. Aga nüüd, kui tulemusteni ei jõuta, ega meil juhtub ka niimoodi. Aga küsimus ongi selles, et noh,
kes vastutab tulemuse eest, ütleme suures plaanis ju mõlemad, onju, aga 80% vastutab tulemuse eest siis inimene ise ikkagi, onju. Et seal saabki siis nagu vaadata, et mina alati olen pakkunud ka, kui ongi see, et vahepeal tunneb, et okei, et see asi on, kuule, et mis meil see fookus oli. Ma olen alati pakkunud, kuule, et teeme mingi väikse lisakõne, et saada seda selgust, vaatame korra, kus sa täna oled, sest teate, te ei kujuta ette, kui mul on klient, täna mul kõige pikem mentorluse klient on nüüd pool aastat, aga muidu on selline keskmiselt 2-3 kuud. Ja te ei kujuta ette, kuidas üks nädal on inimene ühes kohas, järgmine nädal ta on täiesti teises kohas. Ja see on okei, see ongi kasvukoht, aga see tähendab seda, et iga nädal, kui sa oled erinevas kohas, see tähendab seda, et me peame jälle vaatama, okei, mis oli see fookus, mis oli see eesmärk, ehk et see kogu aeg nõuab seda ressurssi üle vaadata, ehk et see, kui tulemuseni ei jõutud, siis tuleks ausalt koosistuda, vaadata, mitte süüdistada teineteist, vaid vaadata avatult, et mis on siis see, kas üldse seati eesmärk, on ju, noh, et võib ka ju olla see, et ega turul on ju väga palju selliseid, on ju, et kes on nii-öelda või noh, lihtsalt hakatakse võib-olla ilma nagu süsteemita seda pakkuma, aga noh, see peab olema alati eesmärk, et minul on oma nagu kindel süsteem nagu välja töötatud, et me alustame alati eesmärgist, me alustame visioonist ja tegelikult ma sõlmin alati ka lepingud ehk et noh, võib-olla ka siis see, et enda nii-öelda mõlemad pooled saavad iseenda tagalat kinnitada ka lepinguga, on ju. Ma arvan, et see on selline hea asi, loomulikult lepinguga sa ei jõua kõike nagu ära reguleerida, aga näiteks lepingusse me paneme kirja ka või lepingu lisasse siis sellised põhipunktid. Meil on see esimene kõne, ongi see nii-öelda selguse kõne tasuta, kus me paneme need põhipunktid. Mina teen ja muideks, mis ma alati teen mentorina ja mis on ka kliendile väga hea, ma teen alati kokkuvõtted, ehk et see tähendab seda, et meil on olemas fail, kus meil on kõikide kõnede kokkuvõtted ja see on nüüd kliendi vastutus, minul on see seatud niimoodi, et see on kliendi vastutus, kus tema vaatab, mis on tema eesmärgid, mis on need ülesanded. ehk et noh, see ongi see, et vaadatagi, milliseid meetodeid nagu mentor kasutab, on ju, et see on see, et väga tihti ma ka näen, et minnakse lihtsalt suure hurraaga ja ega mentor ei tahagi halba tõenäoliselt, vaid lihtsalt puudubki seal taga selline süsteem, et tegelikult ka menteel siis nii-öelda, kui sa nagu hakkad kedagi valima, küsidagi, okei, kuidas me mõõdame tulemust, on ju, et küsidagi, et aga mis siis, kui tulebki see hetk, kus ma tunnen, ma ei tea, et nagu need asjad ei tööta või et noh, nii-öelda see avatus, ausus on see, mida mina olen sinna sisse kirjutanud ja ma olen ka saanud klientidelt sõnumi, et kuule, ma ei tea, see üldse ei tööta, oleme 4-5 korda kohtunud, ütleb ei, see üldse ei tööta, kõik nii, siis võtame, laseme selle emotsiooni välja elada ja nii. Võtame korraks, kas teeme häälsõnumi või midagi, et ja vaatame korra, tuleme tagasi fookusesse, okei. Ja me oleme alati sellest saanud nagu üle, nii et ma ei tea, ma vastasin hästi nagu pikalt ja ma ei tea, kui konkreetselt ma vastasin, aga noh, see on ka teema, mis mind nagu kõnetab, et ma loodan, et Kadi pani siin pöidla, et sai mõtteainet, nii et jah. Jaa, no väga põnev igatahes. Vaatan, et küsimusi tundub, et rohkem meil ei tulnud täna. Siis ma arvan, et lõpetamegi tänaseks ära ja suur aitäh sulle, Mari-Liis, et sa jagasid meiega oma kogemusi ja praktilisi samme. Ja suur aitäh ka kõigile kuulajatele. Kohtume juba järgmises Naiste ettevõtlusjutud live'is. Ja aitäh ka minu poolt ja te olete täiega ägedad naised, teil on kõigil midagi pakkuda maailmale päriselt ka nagu maailm vajab seda naisenergiat, maailm vajab seda, et meie naised tuleksime, toetaksime teineteist. Nagu tulge oma asjadega päriselt nähtavale, unustage ära see konkurents ja kõik see, aidake teisi naisi, aidake inimesi, tehke seda südamest tulevat asja ja tehke alguses täpselt nii, nagu te oskate, aga lihtsalt alustage. Ja tõesti siia meestekeskesse maailma palun toome seda pehmust ja seda ägedat naisenergiat. Me oleme lihtsalt nii ägedad. Me oleme emad nagu ja isegi kui sa ei vali ema olla, siis me oleme ikkagi naised. Meil on kõik need
kõik see vägevus on meie sees olemas, nii et ma täiega elan sulle kaasa ja elame teineteisele kaasa. aitäh, Sandra, aitäh, Katrin, aitäh kõik see grupp, te olete jumala ägedad. Tšau. tšau.